Ja nüüd kallid nurgagi vaatajad, tõuske hetkeks telerite tagant püsti, astuge esikusse ja vaadake, milline kord või korralagedus teil seal esikus valitseb. Kas teil on mõni selline naginurgas, mis muidugi on väga stiilne, aga samas siit pealt ühtedi teist leida, näed, autolt tuleb välja, ongi siin, on praktiliselt võimatu. Selleks, et esikust ikka kõik asjad üles leiaksid, mis seal on, kui hommikul välja minna, peaks esik olema suhteliselt hästi organiseeritud ja selleks tuleks seda asja teha natukene teistmoodi. Toomas, sul on nüüd midagi ette valmistatud selleks, et näidata inimestele, kuidas peaks üks esik välja nägema. Mis selleks on? See loomulikult, siin on seinale kinnitatavad garderoobi süsteemid. Ütleme niimoodi, et istud seina ja vastavad siis vajadusele riiulid, riputustanged, konksud, perfotaustad, seina ja kogu see garderoob, mis on pilla-palla, ilusasti ritta panna. Mis esimesena paika läheb? Esimesena läheks muidugi paika horisontaalne liist ja siis vertikaalsed liistud. On olemas kindlad detailid või ühesõnaga vajalikud riputusvahendid, näiteks konkspaneel. Et paremini nüüd leida distants ehk 90 sentimeetri pikkune vahe, siis on hea kasutada seda sama mõõdupuuks. Nüüd fikseerime ta kruvidega kinni. Ehk kuna on tegemist puitseinaga, siis ei ole muud kui kruvi korralikult seina. Pitsa vahe me oleme otsustanud täita perforeeritud taustaga, mille külge on, pärast me näitame, mida hea riputada, siia pannakse konksud, siia on võimalik võtmeid, arju, kingalusikaid, kõike vajalikke asju riputada. Ja täpselt samamoodi leiame koha ja toome teise liistu kenakesti vastu, augukohad on meil sarnased ja võtame kruvi ja fikseerime jälle korralikult liistu paika. Nii, siia tausta peale me hakkame pärastpoole riputama võtmeid ja muid esikus väikevahendeid. Ja et neid paremini riputada, selle tarvis võtame 2 konksu, ilusad 3 sentimeetrit pikad, fikseerime nad ära, et nad liiguks siin tausta peal. Nii, ja kuskil meil siin nagi peal rippuski autovõti, mis on pidevalt kadunud ja selle paneme siia. Seesama nagipaneel, mida me kasutasime nüüd distantside panemiseks, leiame talle natukene madalama koha, ta ei pea olema nii kõrge, sest me ülesse paneme riputuspuu veel, kuhu me saame riided riputada ja siit me leiame hea lahenduse. On meil kotid leidnud oma õige koha ja nüüd välja tõmmatava riiuli paigaldamine. Väga lihtne ja mugav teda kasutada. Riiul paigas on võimalik teda tõmmata niimoodi välja ja asjade kätte saamine on lihtne. Ma näen siin veel tühju kohti, kui esialgses planeeringus mul midagi lihtsalt ära ununes, kui lihtne või keeruline on pulki juurde osta. Ei ole üldse keeruline. Tere tulemast Metkali müügi kohta. Paldiski maantee 251A asume tööpäevadel avatud kella 9 kella 5-ni. Lisaks esikule on võimalik ju nendest tegelikult teistsuguseid süsteeme ka koostada ja teisi ruumi organiseerida. Mida veel võib teha? Kindlasti ma soovitaksin üle vaadata kõik panipaigad ja miks mitte garaažid, väiksed töötoad, sobib ka lastetuppa, raamatu, riiuliks, igale poole praktiliselt. Selle juurde, kuidas sisustada töötuba, kuidas sisustada garaaži, me päris kindlasti tuleme ja mul jääb praegu siin garderoobis üle vaid võtta oma jope siit tagasi ja minna meie järgmise loo juurde.